Tere, ilusat pärastlõunat kõigile. Mul on väga hea meel siin olla ja on tore, et sellel teemal on eraldi sündmus korraldatud, kus me ainult sellest kalli kodu või kättesaadavuse teemast räägimegi. Ja kui ma täna selle Tallinna eluasemete kättesaadavuse teema peale mõtlesin ja oma seotusele siis Tallinna ja koduteemaga, siis võib-olla tuli meelde võib-olla see fookus eelkõige, et varasemalt siis kuskil 5 aastat oma elust ma tegelesin väga tugevalt koos heade kolleegidega, millest mitmed siin saalis ka on, tühjenemise teemaga. Ja kui me räägime kättesaadavusest, eluasemest, siis Eesti on oma erinevate asukohtadega tervik. Ja kui meil on ühes kohas mure, et ei saa omale kodu lubada, siis teistes kohtades üle Eesti on vastupidine mure, et keegi ei taha neid kodusid enam, mis seal parasjagu on. Ja need on ühe siis mündi 2 külge. Aga mida ma arvan, et alustuseks saab öelda nende mündi 2 küljest on see, et esiteks selle mure tunnistamine, et meil üldse on probleem. See on nagu esimene oluline samm nii tühjenemise teema kui ka kättesaadavuse teema lahti harutamisel. Ja teine asi, mida on öelnud siin ka kõnelejad täna juba enne mind ja mida me oleme õppinud ka riigi tasandi uuringutest, on kindlasti see, et nii palju, kui on erinevaid kohti, on ka erinevaid lahendusi. Ja alati selle konkreetse koha jaoks tuleb leida ka sellele sobiv rätseplahendus, et me saame õppida maailmast, me saame õppida headest praktikatest, aga mis ühele või teisele kohale sobib, see tuleb alati eraldi välja mõelda. Ja minu tänane ettekanne Tallinna osas võib-olla siis keskendubki eelkõige sellele küsimusele, et mida me hetkel siis Tallinna kohta teame, mida me ei tea ja mida me tahaksime siis kohe varsti, ütleme, järgmise aasta jooksul teada saada selleks, et selle teemaga hoogsalt pihta hakata, sest nagu me jällegi oleme ka täna kuulnud, siis tegemist on protsessiga, mis võtab aega ja kõiki neid selle süsteemi ülesehitamist, et kõiki muresid me kohe ei lahenda, et ühtselt otsast tuleb pihta hakata selleks, et jõuda siis terviklikult seda strateegiat ellu viia. Nüüd Tallinna osas on varasemalt väga palju tehtud just segregatsiooniga seotud uuringuid. Ja me teame siis seda, et erinevad asumid ja ka linnaosad Tallinnas on äärmiselt erinevad. Segregatsioon on suur, seda on siis keelelist segregatsiooni uuritud, hariduslikku segregatsiooni, pigem vaadatud ka väga tugevalt just nimelt erinevaid siis sotsiaalseid mustreid, võib-olla mitte alati tõmmatud väga tugevaid seoseid elamuehituse ja ruumilise planeerimisega. Samamoodi me siis teame seda, et lisaks sellele, et segregatsioon on kasvav probleem, siis seda küsimust, et me peame sellega küll ühelt poolt tegelema, aga küsimus on võib-olla siis selles, et kuhu see fookus seada nagu täpselt siis selle kättesaadava eluaseme või kasutaja osas, kellele me võiksime keskenduda, et kas me teeme need kodud kättesaadavamaks kõigile või kes on see konkreetne sihtrühm, siis kellele Tallinna linn eesmaajärgus või eesotsas saaks keskenduda, peaks keskenduma selleks, et kuskilt kohast pihta hakata. Ja Tallinnal on siis tehtud ka rahvastikuprognoosid aastani 2050 Tartu Ülikooli teadlaste poolt, mis ühelt poolt siis võtavad aluseks rahvastiku baasstsenaariumid, teiselt poolt on juba eelnevalt siis analüüsinud ka erinevaid arenduspiirkondi üldplaneeringute põhjal, ka koostatavate detailplaneeringute põhjal, ehk siis me üldjoontes teame siis seda, kuidas see rahvastik paikneb, kuidas ta ka planeeringute realiseerudes hakkab ümber paiknema.
aga kus me jääme hätta, on siis just nimelt selles küsimuses, et kuidas me siis soovime linnana seda arengut suunata ja ka just nimelt läbi ruumilise planeerimise. Siin on siis linn ühelt poolt asunud tegema tugevat eeltööd ka lisaks siis, ütleme, kui eluase või kodu on teenus, ütleme siis selle kohta, et siis kuidas, kindlasti koduteenus peab olema ka seotud meil kõigi muude teenustega, eks ju, mida linn pakub. Ja siin on siis tehtud eelkõige ka teenuste ligipääsetavuse analüüsi osas linnas laiemalt, kus me oleme siis hetkel ära kaardistanud ühistranspordi kättesaadavuste, lasteaedade, koolide, aga ka teiste baasteenuste nagu toidupoed või apteegid kättesaadavuse, samamoodi ka näiteks rohealade kättesaadavuse. Ja selle põhjal siis proovime teadmispõhiselt rohkem suunata linna ruumilise planeerimise otsuseid. Näiteks praegu siis me oleme jõudnud nii kaugele, et lasteaedade planeerimisel on siis olemas täpsem selline ütleme siis kaardirakendus, millega me saame siis analüüsida seda lasteaia rühmade vajadust piirkonniti ja seal siis teha täpsemaid ruumipõhiseid otsuseid, aga seoses siis nagu eluaseme, töökohtade ja kõigi teiste teenustega samamoodi on väga oluline, et ühelt poolt see teadmispõhine pilt linnast nagu kõigi nende teenuste osas tekiks, aga ka just see küsimus, kuidas me siis tegelikult selle kõik omavahel lõpuks kokku paneme. Et see eluasemete kättesaadavus mitte siis eraldi teemana, aga just nimelt siis seoses ka kõigi nende teiste teenuste ligipääsetavusega. Nüüd, mis meil järgmise sammuna on kavas, on siis tegelikult see küsimus, et meil on Tallinn 2035 strateegias taskukohased kodud, vajadustele vastavad kodud eraldi eesmärgina välja toodud. Aga see eesmärk on seni olnud suuresti sisustamata või ütleme selline deklaratiivne. Et mida see vajadusele vastavus täpselt tähendab, mida see taskukohasus täpselt tähendab, kus ja mis piirkondades me siis neid probleeme näeme, hakkame lahendama, ehk siis tegelikult see väljakutse nüüd on hästi praktiline, et mis on siis see õige fookus, õige siht, õige tee ja hakatagi siis seda küsimust lahendama, et me saame aru, et on vaja teha, aga kuidas siis täpsemalt teha. Ja seni me oleme ka nagu kasutanud võib-olla sellist üldpõhimõtteid, näiteks siis planeeringute puhul, et meil on siis need üldised nõuded, et näiteks erinevates arendustes on erineva suurusega korterid siis alati tagatud, et igal pool on siis alati see reegel, et meil on nii 1, 2, 3 kui 4-toalisi ja perekortereid just nimelt, et vältida siis seda olukorda, kus meil tulevad ainult väiksed 1, 2-toalised korterid, aga samal ajal meil ei ole olnud seni näiteks seda täit teadmist, kas seda tõesti igal pool on vaja, eks ju. Või mis suuruses kortereid siis ühte või teise kohta lõppkokkuvõttes on vaja, nii et ka siin oleks siis vaja teadmispõhisemaks liikuda. Linn on nüüd 2 nädalat tagasi avakoosolekul, me siis oli avakoosolek taskukohase eluaseme poliitika alusuuringule, mille eesmärk ongi siis saada ette tegelikult see teadmispõhine pilt sellest, mis meil hetkel kättesaadavuse vallas toimub, mis on meil see pilt kinnisvaraturul, andmepõhine pilt siis Tallinna eluasemete kättesaadavuse osas, ettepanekud ka selle osas, kuidas Tallinn siis ühelt poolt võiks seda kättesaadavust hakata defineerima, millised nendest erinevatest poliitikatest ja strateegiatest, mida teised linnad kasutavad ja mida me siin täna oleme ka kuulnud, oleksid siis tegelikult Tallinna kontekstis sobivad või kasutatavad, sest neid kombinatsioone on väga mitmeid. Ja siis sealt edasi ka erinevad siis strateegiad, mis Tallinnale oleks sobilikud, ehk siis konkreetne nagu teekaart, mis sealt võiks välja tulla, mida mööda me siis saaksime hakata liikuma. Ja see teekaart on siis lõppkokkuvõttes kokkuleppe küsimus ja selle uuringu tulemuste põhjal siis võiksid valmida ka linna elamumajanduse poliitika põhimõtted, mis on siis eesmärgina toodud välja ka koalitsioonilepingus. Nüüd peamised väljakutsed, natuke puudutan neid ka.
minu jaoks esimene suur ongi seesama sihiku küsimus, eks ju. Et kellele me siis lõppkokkuvõttes keskendume. Et tahaks ju kõigile keskenduda, aga meil on samal ajal erinevad piirkonnad, erinevad väljakutsed, piiratud linna eelarve, igasuguseid teenuseid vaja paralleelselt arendada, renoveerimise eesmärgid, rohestamise eesmärgid, kliimakindluse tagamise eesmärgid, lasteaed on vaja ehitada, koole on vaja ehitada, nüüd on veel vaja eluasemeid kättesaadavaks teha, ehk siis neid kriise, mida lahendada, on väga palju, eelarvet on piiratud määral, nii et see sihik on ühelt poolt oluline ja võib-olla veel tähtsam, et me leiaksime selle sihiku puhul siis võimaluse, kuidas me nagu saame mitu kärbest ühe hoobiga. Ehk siis kuidas leida siis seal neid sünergiaid nagu mitme eesmärgi saavutamise vahel, et see oleks võib-olla tõenäoliselt mõju osas nagu kõige mõistlikum viis, mida sellest põhimõtetest siis ka otsida. Ja siin sama näide lihtsalt faktiliselt, et kas me näiteks võtame siis noorte fookuse, perede fookuse, väga palju me räägime taskukohasusest, kättesaadavusest, just uusarenduste ja uute hoonete mõistes, mis on õige, aga samal ajal meil on ka paralleelselt see suur renoveerimise väljakutse käsil, kus me ei ole ka väga kaugele jõudnud, et kuidas me neid eesmärke siis näiteks koos lahendame või sünergias lahendame. Ja siin on ka üks näide siis sellest Tartu Ülikooli uuringust, praegu siis meie praegust eluasemete kättesaadavuse uuringut viib läbi ka Tartu Ülikooli meeskond koostöös Eesti Kunstiakadeemiaga. Et neid variante, kuhu see fookus sättida, on mitmeid ja see praktiline valik siis nende vahel, et mis rada hakata minema, seisabki meil siis nüüd kevadtalvel ees. Ja teine oluline küsimus, mida me siit uuringust ja strateegiast ka ootame, on siis eelkõige see töövahendite valik. Ja see on ka nagu selles mõttes Eesti kontekstis oluline, et meil on vaja siis otsustada, kui palju teeb linn ise oma vahenditega, ja siis ütleme üksi, kui palju ja millisel viisil me teeme siis erasektoriga koostööd, näiteks läbi erinevate planeeringute, milleks on ka palju erinevaid lahendusi, aga mille puhul, kuna see on minu igapäevatöö, ma peaks ütlema ja rõhutama, et see eelkõige peab olema läbipaistev, et siis mille alusel me selliseid kokkuleppeid teeme koostöös erasektoriga. Kindlasti siin on oluline ka riigi roll, ehk siis see üldine põhimõtteline toetus sellele, et me eluasemete kättesaadavuse tagamisega tegeleme, millised need riiklikud, ma ei saa öelda ühtsed põhimõtted, aga vähemalt ühtne suund on, et me ka näiteks Tallinna tegevuses ei mõju siis jälle ütleme, et meil on mingisugused omad nõuded ja riigil näiteks ei ole üldse nõudeid või põhimõtteid, et me oleme ka nagu rõhutanud alati seda, et siin on oluline nagu minna ühtse rindena ja ka välja öelda selgelt, et see ongi ühine oluline eesmärk. Aga miks meil sellega on kiire ja vähemalt linnaplaneerimisametis on selgelt see, et praegu koostöös erasektoriga me näeme väga selgelt erasektori huvi selle osas, et arendada taskukohast elamist, küsimusi selle osas, et kuidas me saaksime seda paremini teha, milliste tingimustega me saaks seda teha. Ja meil ei ole hetkel linna poolt anda selgeid vastuseid, mis oleks kokku lepitud, et mis siis need reeglid on, aga need reeglid peavad olema läbipaistvad ja nad peavad ka siis olema menetluslikult selged, et kuidas me need kokkulepped teeme siis näiteks detailplaneeringu protsessis, eks ju. Ja üks oluline teema siin Tallinna vaatest, mis on praktikas oluline, on just nimelt siis kaasrahastamise võimalused, mis on üks selline tööriist, mida siin kaaluda, mida seni rakendatakse siis planeeringute puhul sellise kokkuleppena, et arendaja lisaks siis teeb investeeringu, kaasrahastab linna jaoks ja oma arenduse jaoks olulisi teenuseid. Seni on see piirdunud siis haridusobjektide ja teede tänavatega. Kas siin võiks siis olla üks variant ka seesama
taskukohase kodu või eluasemete kättesaadavus, see on näiteks üks siis küsimus, eks ju, et kas see on selleks sobilik vahend ja koht, kus ta töötaks ka kättesaadavuse osas hea töövahendina. Ja veel kord, minu jaoks on nagu põhiline küsimus just, et sellises väljakutsete rohkes maailmas, eriti töötates linnaplaneerijana, kus neid erinevaid huvisid, mida ühe planeeringu raames, kus on piiratud ressurss ja niigi väga palju vaidlemist ja huvisid tasakaalustada on väga keeruline, siis kuidas me saaksime nagu eluasemete osas ka leida sellised strateegiad, mis võimalikult palju selliseid win-win või võidumomente nagu kokku tooksid. Minu jaoks isiklikult analüüsides erinevate linnade siis eluasemestrateegiaid on olnud nagu kõige inspireerivamad võib-olla just sellised väga paindlikud strateegiad, nagu näiteks Barcelonal, mis minu jaoks üllatuslikult oli ka, tundub nagu lõunamaa, aga tegelikult oli väga ka eraomandil põhinev selline süsteem ja minule nende puhul sümpatiseeris siis just nimelt see, et nad tõesti katsetasid väga palju erinevaid mudeleid, paralleelselt piloteerisid selleks, et leida nagu neid õigeid variante ja tegelikult selle sama pilotiseerimise ja pideva õppimisega suutsid päris kiiresti seda taskukohase eluasemefondi linnas väga lühikese aja jooksul suurendada. Nii et mulle vähemalt Eesti ja Tallinna kultuuri ja sellise omandisüsteemi ja ütleme innovatsioonivõimekuse koha pealt mulle hetkel tundub, et ka meie jaoks võiks olla selline nagu selline lähenemine mõistlik, aga praeguseks siis võib-olla ma võtan selle mõttega kokku, et ma sain ära rääkida selle, mis meil plaanis on, mis see praegune hetkeseis on täiesti ausalt ja siis me saame tagasi tulla selle teema juurde kuskil kevadel, kui meil on ka siis rohkem rääkida nende konkreetsete strateegiliste valikute osas, mis siis eluaseme kättesaadavuse parandamiseks Tallinnas võimalikud on. Aitäh! Aitäh! Paar küsimust. Kui palju Tallinnal on üldse käes maad, kuhu ehitada, kuna maa ikkagi paistab olevat nagu see põhiküsimus? Ma üritasin leida mingit statistikat, aga väga vähe vist, eks ju? Ei, mina ei oska ka nüüd peast kohe teile seda protsenti leida või öelda. Aga ma ütleks, et pigem ei ole olnud küsimus selles protsendis, aga küsimus on olnud ikkagi ka selles teadmispõhises strateegias. Et nagu me teame, siis Tallinna minevikus on väga pika aja jooksul neid erinevaid munitsipaalelamuid ja sotsiaalelamuid ja arendusi ehitanud. Seal ongi pigem olnud siis see küsimus, et linnal on olnud maa ainult teatud piirkondades. Ja siis on alati seda kauplemiskohta, aga ütleme siis strateegilise lahenemise kohta, et kas sa saad seda kuidagi vahetada, on sul mingisugune strateegia ka selle olemasoleva maaga seoses, et siis seda nagu hästi ära kasutada selle eesmärkide saavutamise osas. Nii et minu jaoks, see on puhtalt minu isiklik arvamus, mitte Tallinna linna, et me ei tohiks ennast vabandada välja alati selle taha, et meil ei ole nii palju maaomandit linna käes nagu näiteks siis Helsingis, millest me enne kuulsime, aga meil peab olema siis mõistust ja tarkust ka seda hästi ära kasutada, mis meil tõesti on olemas. No vaadates seda tänast olukorda, mis meil elamumajanduses on, me oleme praegu asumis, kus ruutmeetri hind on 7-8 000 euro vahel, eks ju. Keskmise palgaga paar ruutmeetrit inimene võib-olla saab siia osta, aga mitte rohkem. Kui suur see sekkumisvajadus tegelikult on linnal? Mitte konkreetselt Noblessneris, siin on vist see ruum enam-vähem nagu kujundatud, eks ju, aga linnas üldiselt. Ma arvan, et ta on suur just selles osas, et meil ei tekiks nagu sellised piirkonnad, mis ühe ülbastuvad. Et ma arvan, et see on nagu see miinimum, mille linn peab tagama ja me näeme siin teiste linnade pealt ka, et see, kus see ots on nagu ära lastud seal näiteks kesklinnade puhul, kas või selle sama Barcelona näite puhul, mis ma näitasin, et seal suure vaevaga nad siis suudavad nagu natuke kortereid sinna tagasi saada, aga ega lõppkokkuvõttes ikkagi seda olukorda päris nagu tagasi ei too. Nii et ma ütleks, et jah, sekkumisvajadus on suur, aga see on pigem nagu just see, et kas me tahame siis
siis, et igas piirkonnas oleks lõppkokkuvõttes midagi, et pigem selline hästi tasakaalustav, eks ju, ja kas me kõikides piirkondades suudame üldse nagu seda olukorda väga jõuliselt enam ka muuta, eks ju. Kas Tallinnal on plaanis lõpetada maa müümine erasektorile ja kas Tallinn plaanib luua rent cap'e, ehk siis ma saan aru, maksimum rendihind või vähendada elamute soetamist investeeringuna? No need on jällegi mingisugused variandid nendest meetmetest, eks ju, mida siis tulebki mõelda, et kas me neid teeme, et rent cap'i jaoks kõigepealt meil peaks siis olema selge kokkulepe, et me üldse võtame selle nagu suuna, et meil on siis, ütleme näiteks linna see üürikorterite süsteem, et me ei räägigi siis enam nagu sotsiaal- või munitsipaalkorteritest, aga sellisest linna üürikorterite süsteemist. Mida mõeldakse selle linna maa müümise all, ma ei ole päris... Seda väga pole enam müüa, see on ära müüdud. Ma ei tea, kas ära on müüdud, aga see vähemalt ei ole nüüd enam praktika, et sellest nagu kergekäeliselt loobutaks. Et jah, pigem on selle linnamaa nagu strateegilisema parema kasutamises küsimus. Arendustes olevate korterite kokkuostmine on ka üks variant, mida te kaalute, kuna seda maad linnal enam ei ole, et siis osta arendajatelt mingid pinnad ära või lihtsalt kohustada mingeid pindasid turule tooma mõistliku hinnaga. Jah, seal on mõlemad variandid, et kas meil on siis kokkuleppe arendajatega või kes iganes siis seda teenust jätkab ja kokkuleppe siis selles osas, kuidas neid turule tuuakse. See teine variant, see ka eeldab siis linnalt põhimõtteliselt pühendumist sellele eesmärgile, et ta soovib nagu omale seda korteri portfelli ka tekitada ja järk-järgult suurendada. Et selle otsuse ees ma arvan, et me seisamegi oma valikutega lõppkokkuvõttes järgmisel aastal, et kas me hakkame oma üürikorteri portfelliga seda linnana nagu hoidma või me võtame mingisugused muud suunad, eks ju, selleks, et tagada eluasemete kättesaadavust. Kristi, jõudu tööle! Jaa, aitäh!